No väga hea, ühesõnaga mu pilt on eetris ja ma siis räägin, mis me siin tegime sügisel CQ Worldwide'is SSB ja Telegraphi tuuris. Multituu mõlemad operatsioonid olid väga edukad, hoolimata kõikidest covididest ja muudest raskustest. Saime Euroopa võidud kätte ja seal ka maailmas üsna tipus, nii et ma natuke näitan mõningaid pilte ja seda statistikat, mida me tavaliselt sisemiselt teeme, et lihtsalt huvi pärast siis võib-olla mõnel on huvitav vaadata, et mida sellise operatsiooni puhul siis statistika võib näidata, et siin on meil konkreetselt on SSB pilt, kõik operaatorid see pildil ei saanud, aga need, kes seal alles olid lõpupoole ja ukrainlasi oli 3 tükki meil külas. UR0MC on siin esiplaanil ja Ergerg piilub sealt tagant. Aga mõned pildid ka, et siin update'ida, varem oli vist korra juttu, et äkki nendest inband-antennidest natuke rääkida, et ma nendest väga pikalt rääkima ei hakka siis, aga jah, mis kõvasti seda jaama ja tulemusi parandas, et sai siin viimase aasta jooksul seda inband positsiooni kõvasti tugevdatud, et saaks siis run-bandil paralleelselt edukalt search and bounce'i teha ja jaamu töötada, nii et varem oli, ma ei tea, kas mu kursor on ka näha, kui ma siin siblin sellega või? Viirega. Väga hea. No näed, siis ma saan näidata sellega, et meil siin mõne aastakene või poolteist tagasi oli ainult üks inband positsioon, see on siin metsas, ütleme 500 meetrit majast ja kuhugi sinna ida poole, ehk siis selle jagiga, 4-bändi jagiga sai päris edukalt töötada Ameerika suunda, sest et siis ta vaatab paralleelselt teiste antennidega ja segamised olid üsna väiksed samal bändil. Ja seal on ühtlasi ka 160 Foursquare traatvertikalidest ja 80 inverted V. Aga Euroopa suunaga oli kogu aeg probleeme, sest et Euroopa poole keerates vaatab ta otse maja peale ja siis need segamised läksid ikka üsna suureks. Nii et selle asja lahendamiseks sai tehtud uus inband mast siia üles paremale nurka, mis on lausa peaaegu 800-900 meetrit majast ja siit kilomeetri kaablit cirka läheb väikese jõnksuga siia kaugele nurka ja see osutus väga efektiivseks ja mõnusaks kõikide Euroopa ja Lõuna-Ameerika ja nende suundade töötamiseks, ja siin eesplaanil on siis 80 ja 160 Foursquare'id, aga et sinna siis sai masti otsa pandud 4-bändi jagi UA2FZ-ilt, kus on 3 elementi 40 ja siis 3446 elementide arvud ja natuke üle 30 meetri kõrgusel selle UNSA masti otsas ja siis lisaks siia kõrvale 80 Foursquare, et nii ma vaatan, siin on mul väike blockskeem ka või mis blockskeem, see on skeem, kaart, et näitab siin kraade ja kaugusi, et linnunennult tuleb kuskil 750 meetrit see, ütleme siit jaamast põhiantennidest, see uue masti, Euroopa masti kaugus ja 80 Foursquare siin kõrval, et see on 82-st 80 Foursquare'ist 720 meetrit, et igal juhul võimaldavad need antennid väga edukalt seda inbandi teha, et seal ikkagi need segamised on väga väiksed, et sõltuvalt seisust seal võib minna paari kilohertsi kaugusele run jaamast ja ei ole suurt midagi kuulda, nii et varastad sealt külje alt sidesid, nii et ei pane see run operaator tähelegi. Et ma ei hakka siin võib-olla pikalt kõiki neid suundasid ja kraade siin näitama, et see vana inbandi antenn oli siin üleval, et see siis on siin need kaugused tegelikult alla 500 meetri isegi nendest põhiantennidest, nii et selles mõttes see täiendav kaugus mõjub ikkagi väga positiivselt siin sellele asjale, et ma võin kiirelt kohe panen siin, ma ei tea, kas nüüd lülitasin siin Windowsi peale, ma loodan, et see pilt tuli ka nüüd ette. Kaamera pilt, live kaamera on mul masti otsast, et ma natuke keeran teda kohe, näitan korra, internet on natukene aeglane, aga vaatame, pöörab küll, okei. Nii ja siin teen siit selle masti suuremaks sealt kaugelt.
noh, siit on kilomeeter maad. Vaatame. Okei. Ja zoomime sisse, et vaatame, kuidas see Invent Tower seal. Et jah, no ühesõnaga, et siin ta on ja natukene tagasi väiksemaks. Et see 4 bändi jagi ja siin kõrval 80 Foursquare. Okei, no ühesõnaga, nii zoomime välja tagasi. Et selles mõttes sai väga kenasti see asi sinna pandud, kaablid maa sisse kaevatud ja Wi-Fi või no 5 GHz link läheb sinna selle Mikrotiki Läti tootja asjadega ja pann on seal masti küljes ja väike siukene pisem väike panni moodi asi majakatusel ja väga kenasti stabiilselt on net olemas ja kõiki saab antenne lülitada ja kõiki asju teha seal üle selle LAN-i pikenduse. Nii, aga okei, siis no siin mul oli üks kaart veel tehtud info mõttes Beverage'ide jaoks, ma siin enne CW võistlust vist saatsin OZ-id metsa Beverage'i kontrollima, siis tegin neile kaardi kaasa, et käige läbi ja vaadake ega midagi peale kukkunud. Nii et see näitab nüüd ka, kuidas need Beverage'id tänapäeval mul paiknevad, et nad on kõik sellised 200-220 meetri pikkused, 7 suunas ja no 90 kraadi peale sai siis tehtud 3 faseeritud Beverage'i 60 meetrise vahega katsetamiseks, et noh, ta mingi efekti annab, aga siiamaani ma ei ole nagu väga tugevat efekti näinud, et no sõltub muidugi lainealast ja jaamadest, aga oli nagu huvitav katsetus. Okei, siin on veel pilt sellest uuest Invent mastist, taamal seal siis see 80 Foursquare. Okei, siis tore pilt oli, et ma olin väga vaimustunud, ise võtsin selle 26 meetri kõrguse tõstuki, võtsin auto järgi ja see oli väga mõnus relv, et sellega sai kõik kohad läbi käia, kuhu iganes selle 26 meetriga ulatas, et näiteks siin ma käisin nende Foursquare'i elementide tippusid häälestamas 20 meetri kõrgusel ja oli väga lõbus sellega sõita, et tal on enda see bensiinimootor peal, et lased alla ja sa ei pea korrist välja tulema, et saad sellega nagu edasi sõita ja siis sõidad jälle selle kangiga üles tagasi, nii et väga tore masin. Aga ja no siis ma veel mõtlesin, ma näitan ühte toredat antenni, mis sai samuti enne neid multituu asju üles pandud. Telegraafis tegelikult sai ta korralikult käima, tegin 80 stacki inverted viidest ehk siis sellel suurde 15 meetri H-frame'i masti kõige ülemise tõmmitse ringi külge, mis ta siis on mul see 63 meetrit ja siis ülevalt kolmanda külge ehk siis 24 meetrit madalamal, et või et on natuke rohkem 63, no jah, umbes 28 meetrit madalamal, jah, 63, 43, no umbes seal 35 meetri peale, 63 ja 35 meetri kõrgusel 2 inverted viid ja stackituna see, ma need arvuti graafikuid ei hakanud praegu siia panema, aga pilt on väga ilus, ta lõikab need ülemised nurgad ära ja saab seal väga toreda ja kena antenni, mis nagu kahte suunda siis kiirgab, ta antud juhul mul siis nagu Jaapani ja Euroopa poole need küljed on ja on nagu teise suuna antenn tugeva signaaliga Euroopasse pareja sellise kõrgusega ka ja läheb DX-i poole ka. Aga siin, miks on see naljakas ringikujuline asjandus, siis said tehtud sellised spetsiaalsed karbid R6 LBS-i poolt. Tellisin talt sellise variandi, et selles karbis on siin sees ballonn ja releed, mis võimaldavad siis ühtlasi lülitada vahele neid liinilõikusid. Mõlemal pool seda karpi on see 2 meetri pikkune liinilõik, ehk siis ma saan seda
neid releesid siis toast juhtida ja vahetada seda sagedust antennil, häälestada teda telegraafi SSB-sse või siis vahepeale, et ma saan lülitada mõlemad liinilõigud vahele, siis on ta telegraafis hääles, saan lülitada ühe liinilõigu, siis on seal bändi keskel 3650 kandis ja siis kahe liinilõiguga või ilma nende lõikudeta siis seal SSB-s, nii et see töötab väga kenasti ja korralik balunn on ka siin sees, ferriitbalunn, nii et selline 2-in-1 karp, ja siis QA leiutatud bambusridvad on siis seda ringikujulist asjandust hoiavad ringikujulisena loodetavasti. Et siin on veel teine vaade sellest samast asjast ja siis kaablitrahvo, see 1/12 laine trahvo, et seda asja sobitada siis uuesti tagasi 50 ohmi peale. Et invertid viid ise tulid üllatavalt lähedal seal 50 ohmile, et arvutimudel pakub nagu selleks impedance'iks resonantssagedusel kõrgemad seal, pigem 80-90 ohmi, aga reaalses elus on nad nagu mõnevõrra madalavad, nii et läbi 1-2 trahvo sai selle asja uuesti õigesse kohta häälda impedance'iga. Ja siin paar pilti sellest sisemisest toimetamisest, et siin in-bändi positsioonis Kristjaniga ja mul oli ukrainlased tegid seal mingid videod, ma panen selle ühe video käima ka, vaatan, kas see hüppab mul siin ette. Mul peaks vist häält ka tulema lihtsalt illustreerimaks, siin on see run positsioon. Nii, vaatame kohe, kus siin oli mingi. See ei saa vist väga hästi ära. Niisuguse näoga. Nii. IK2, Lima Fox 5915. Et siin oli näha, et kuidas kaks rannaoperaatorit siis kõrvuti istuvad ja töötavad neid jaamu, mis kutsuvad, et üks siis kuulab ühe suuna antennidega ja teine teist suunda, nii et Tauri kuulis ühte jaama arvu kuulis teist kordamööda töötavad ühel sagedusel, nii et ülesanne on neil siis seda tööd niimoodi sünkroniseerida, et need jaamad seal sagedusel ka aru saaks, mis toimub aga üldiselt ei ole see suur probleem, kui erinevad hääled ükshaaval neid jaamu töötavad, et kui see niimoodi harjutatud kätte ja ladusalt toimib, siis see on väga efektiivne. Taustal kuulsite seal teisi ES9C-sid, siis seal nii muldioperaatorid kui in-band operaatorid siis üritasid ka samal ajal sidet teha, pluss siis veel nagu see teine run-jaam, nii et kõik see kokku ja kogu see blokeeringusüsteem, et kuna kaks signaali maksimaalselt tohib eetris olla, võib sealt tekitada vahepeal päris korraliku kaose, et siin run-jaam ei saa tükk aega eetrisse minna, kui kõik teised töötavad, aga nii ta on, et seda jagada tuleb, seda eetri aega. Aga ma sellest natuke räägin veel pärast lähemalt, nii et nüüd ma katsun siit siis uuesti tagasi liikuda oma presentatsiooni juurde. Nii. Okei, siin on lihtsalt pildi peal näha run-operaatorid, see run-1 jaamas siin ees ja see tagumine on siis muldijaam. Siin on muidu kaks operaatorit, kes saavad siis istuda, olla kas siis ühel bändil või erinevatel bändidel, aga nendel bändidel, kus siis kumbki run-positsioon parasjagu ei ole, et multituus, et üks run-jaam on ühel bändil, teine on teisel ja siis need ülejäänud 4 laineala siis jäävad nagu üle, et seal siis see muldijaam peab siis käima ja korjama multi, et tal on õigus teha seal 8 bändi vahetust mõlema run-jaama arvelt iga tund, nii et see tähendab, et nagu vähemalt 8 sidet see muldijaam siis iga tund saaks teha. Reaalsuses võiks natuke rohkem teha, kui ta seal käbedalt toimetab, aga päris reaalsuses tuli nii välja, et ei suutnud mõnikord isegi seda 8 sidet täis teha, aga selline see setup siis umbes on, et see run-operaator siin antud juhul saab vaadata üle oma õla, et mis need muldioperaator saab vaadata, mida run-jaam teeb, et ta nagu ei sõidaks sisse sel hetkel, kui run-jaamal parasjagu on side pooleli. Ja nii, vaatan, kas see oli mul järgmine pilt. Jah, siin on veel näha, et siin antud juhul siis run ühes istuvad Arvo ja Toivo ja siin muldis istub, tundub väga kõvasti tegevuses sees 4RD ja taga on siis Oleg ja Arvo vist siin kõrval, et see on siis vaade sealt multjaama poole pealt sellele setupile. Nii, aga see nii palju piltidest, et ma siis näitan natuke numbreid.
no siin on lihtsalt palju numbreid ei hakka nagu väga lähedalt läbi käima, aga lihtsalt kokkuvõtvalt see on nagu tänase hetke seisuga, et seal lõplikke tulemusi veel ei ole, et see on tegelikult natuke konfidentsiaalne informatsioon siin, aga et peale esmast sellist arvutite poolset logi kontrollimist SSB-s olime me siis lausa maailmas teised. PJ4K järel, tükk aeg oli lootus, et äkki üldse võitsime ära maailmas, aga siis tuli ikka välja, et PJ4K oli multituus. Euroopast läks konkurents väga tihedaks siin ees EI7M ja CR6K-ga. Olime väga napilt siin ees enne nii-öelda claim-tulemuste baasil ja siis pärast seda esimest logikontrolli nagu näha, et CR6K kukkus EI7M-ist tahapoole ja EI7M-il oli jällegi väga puhas logi, nii et meil siin vahe jääb selle seisuga ainult mingi 130-140 punkti. Aga õnneks tundub, et piisab. Sidesid oli meil siin rohkem, nendest natukene mingi 12 000 sidet. Multide koha pealt on näha, et meie kaugelt kõige rohkem kordajaid, et see on alati meie tugev külg olnud. Ja maha läheb meil seal umbes siis 5,5% vigadest, et EI7M-il seekord väga puhas logi, et roheline näitab, et see on kõige parem nendest maailma top 10-st või palju mul neid siin on, et kui keskmine on 8% see tulemuse kaotamine, siis nemad on nagu kõige puhtamalt suutnud hakkama saada. No siin on teiste statistiliste näitajate poolest ka välja toodud, kes seal kõige siis nagu paremad või väljapaistvamad on, et ma korra räägin, mis need erinevad on, et lihtsalt Unique näitab, et palju on töötatud selliseid kutsungeid, mis on ainult üks kord kellelgi logis võistluse ajal. HD8R puhul võib aru saada, et seal on palju TX-ide jahtijaid töötanud. Mina ütlen suured tänud ja pean ära lahkuma. Kõigile 7-3. Nii, see lahkus meie hulgast. Aga PJ4K on siis ka saanud neid ilmselt selliseid, aga teiste jaamade puhul tihtipeale suur osa nendest uniikidest on tegelikult vastuvõtuvead, mis tegid sellest kutsungist ainukesena nagu logis esineva kõikide jaamade puhul, aga mida siis nagu see arvuti kontrollimise süsteem ei tuvasta nagu veana, siis nende eest tihtipeale antakse sulle punkt, kuigi sa oled võib-olla ainukesena ainult töötanud selle jaamaga nii-öelda näiliselt. Tupede arvu poolest siin kõige vähem tupesid on 9A7A-l, meil on alati üsna palju tupesid, eriti Telegraphis, aga ka SSB-s on meil siin 320, mis on natuke üle keskmise. Päed on vastuvõtuvead, et siin kõige parem on EI7M, mida seega nende vähene skoori kaotuse protsent näitab, ega meil ei ole ka hullu see 109, mis on alla keskmise. Nill on siis need olukorrad, kus meid ei ole teise jaama logis, mille puhul me oleme ka side kaotanud ja kahe side võrra siis ka nagu trahvi saanud. Et meie puhul ta on umbes keskmine, see 61, et 57 on siin kõigi keskmine, nii et ei ole midagi hullu, itaallastel on siin miski pärast rohkem neid. Ja X näitab ehk siis valesti vastu võetud tsoonid, et siin EI7-il on ka kõige puhtam see logi, et tsoonidele peab ka tähelepanu pöörama, seal sa küll ei saa trahvi, aga sa kaotad lihtsalt side. Et see, kui on see ees, siis see näitab, et paljud teised jaamad on teinud vigasid, mis nendel on maha läinud sinuga tehtud sidedest, et see B on siis, et millist kutsungit on kõige rohkem teised osapooled valesti vastu võetnud. Siin oleme üsna kõrgel 125-ga, 125 jaama on saanud, on kaotanud meiega tehtud side, kuna nad on ES9C asemel midagi muud endale logisse pannud sarnast, et nagu näha, Papa X-Ray 2 Alpha on siin kõige rohkem valesti vastu võetud nendest kutsungitest. CN on, et keda siis ei ole nagu meie logisse pannud, antud juhul 76 jaama väidab, et tegi meiega sidet, meil ei ole logis haisegi, et seal võib olla ka erinevaid põhjuseid. Et see X, et kes on meie tsoone valesti vastu võetud. Ja siin on bändide kaupa ka näha, et sidearvud meil rohelised näitavad, et meil on kõige rohkem sidet, üldse kõikidest multituu jaamadest ja madalatel meil on alati üsna palju sidet, kuna meil kõrgetel ei ole tihtipeale nii head levi, et siis siin antud juhul ka 20 oleme me maailmas kõige suurema sidearvuga multituu jaamadest SSB-s ja kordajate poolest siin erinevate bändidel, et meil on ka need kõrgetel on natuke vähem, et see levi ei olnud nii hea. Aga Telegraphi poole peal lühidalt
et noh, siin meil siis oleme ka Euroopas esimesed, siin küll oluliselt suurema marginaaliga, et siin noh, on lausa 4 miljonit meie edu. Oi, ma oleksin korra. 4 miljonit UA4M ees, nii et siin nagu konkurenti Euroopas meil ei olnud, aga noh, ka maailma esikolmikusse nagu ei mahtunud, et ja samuti kõige rohkem multe. Ja siin on näha, et tupesid on meil kõige rohkem, see on nüüd täpselt see, et meie ES9C saab tihtipeale EI9C ja mida iganes, nii et noh, lausa 500 tupet, et see on nagu päris suur arv. 12 000 või 11 000 side juures 500 nagu läheb selle tupete tegemise peale auret, aga noh, pole midagi teha, et kui inimesed ei suuda vastu võtta, siis ega siis midagi ja noh, muudes asjades siin midagi väga silmapaistvat ei ole. No see sama 344, et teised jaamad ongi samad meiega tehtud vead, et nad tegid meile tuppe, sest nad arvasid, et nad töötasid EI9C-ga. Et samuti madalatel on meil siin head sidenumbrid ja kordajate numbrid, et noh, meil on siin 160 üle 1000 side, et teistel jaamadel ei ole kellelgi peaaegu 500 isegi, nii et noh, meil see eripära, noh, antennid on ka korralikud ja teeme madalatel päris palju sidesid. Aga okei, ma liigun edasi, ma näitan siin, mis mul veel on, et SSB kõigepealt, et no ma siin olen võrdlen meie eelmiste aastate multituu operatsioonidega, 2018-2017 tegime ka multituud ja noh, siis olid tulemused oluliselt madalamad, et noh, seda peamiselt tänu sellel aastal siis nagu kõrgete bändide palju paremale levile, et noh, lausa 3600 sidet 15, et see on muidugi päris hea, et ja noh, siin vaadata, mis on juhtunud nagu sidearvudega erinevate tsoonidega, siis sellel aastal noh, siin need tsoonid kõik on olulisel määral tõusnud. Noh, ameeriklased, okei, see on okei parema leviga, aga noh, näiteks no Jaapani üle 700 sidet japsidega 15 on ka ikka suurepärane, et ammu pole nii palju ühel bändil japse teinud, aga tõusvad tsoonid on siin on näha, et noh, 24 tsoon on okei tõusnud kuskile 200 peale, 100 pealt siin, aga 28 tsoon, et noh, siin on kõva tõus ja 30 tsooni osas, et noh, siin on näha nende erinevate jaamade osas jah, et noh, kus on üles läinud ikkagi hiinlaste arv, et noh, mõne olid aastad tagasi, kus noh, seal hiinlasi olid mõnid üksikud, et noh, siin 204 sidet hiinlastega kõik 6 bändi peale, filipiinlastega peaaegu 50 sidet, noh, see on nagu, ja Türgi on üks koht, kus kõvasti on tulnud uusi operaatorid, samamoodi India ja Indoneesia, et noh, kus on kõvad tõusud selles aktiivsuses, mis on ju igati tore, et nii, aga edasi on mul siin, see on siis see tempo, et parim 60 minutit oli nende jaamade peale kokku 500 sidet meil, mis on päris hea tulemus, oleks natuke veel punnitanud, oleks võib-olla teinud Euroopa rekordi, et kõigi aegade Euroopa parim tulemus on Tango Mike, uus Mike, 505 sidet 60 minutiga praegu, nii et me platseerume teisele kohale, et meie enda eelmine 60 minuti 1 tunni rekord oli 426, nii et noh, see 500 on päris tore. Et noh, tänu siin 15 heale minekule ja 15 ja 20 on siin paralleelselt töötanud runnis, et siis sidearv erinevate jaamade poolt, et noh, nagu siin on näha, ütleme run jaamad siis, et on run A ja run B operaator mõlemas run jaamas, et noh, mõlemad run jaamad on teinud siin 5000 side peale kokku, et run B operaator teeb tavaliselt vähem, kuigi noh, tegelikult otsest põhjust ei ole, nad istuvad seal paralleelselt, aga noh, tavaliselt selle run A operaatoril on rohkem seda vastutust, et ta töötab neid jaamu ja siis run B hoiab kõrvu lahti, et kedagi maha ei magaks, et noh, see 5000 sidet on väga hea mõlema jaama poolt, siin nagu probleemi ei ole.
muldijaamad, muldioperaatorid tegid SSB-s kokku ainult 311 sidet ja see ei ole hea. Et kui me vaatame 2017, siis me tegime isegi 390, nii et noh, siin magati maha neid side tegemise võimalusi. Aga hea on see nii-öelda ühe in-band töö siis, mis on need search and bounce jaamad run-bandil, et ligi 1400 sidet lisaks siis run-bandil niimoodi seal run'i vahele, et noh, siin on näha, et need numbrid vastu ei saa, et 2017 ja 2018 oli seal 800 või 900 side kandis, et siin on olnud SSB-s siis kõva edasiminek, aga noh, siin on näha see muldijaamade tempo, et noh, näiteks siin on tehtud ainult 2 sidet ühel tunnil ja on sidet, kus on ainult 3 tunnid, kus on tehtud 3 sidet, et noh, see ei ole hea, sest et see muldijaam saab alati, noh, tal on 4 bändi ja ta võib töötada, ta ei pea töötama ainult kordajatega, ta võib töötada ükskõik milliste jaamadega. Kui tal ei ole kordajat töötada, siis ta võib töötada lihtsalt mõne jaamaga, mõnel bändil, kes on töötamata ja seda bändi vahetust kasutada. Nii et noh, selle 311 asemel peaks siin olema kindlasti 400 sidet. Ja noh, see 100 side vahe on sama palju, kui meil oli see EI7M-iga või rohkem vahe, nii et see võib otsustada võitja saatuse. Aga okei. Ja in-bandi tempo on siin ka näha, et noh, siin ka on tunde, kus on väga vähe sidet, aga no SSB-s see probleem on, et sul bändmap mingil hetkel saab tühjaks, et sa pead otsima neid jaamu ja noh, ei ole alati nii lihtne võib-olla leida seal uusi jaamu, keda töötada. Telegraphis on bändmap kogu aeg tihtipeale täis või seal on jaamu, RBN-id ikkagi, RBN ja Skimmer tekitavad neid sinna oluliselt rohkem kui need spotid SSB-s. Aga siis on, mis on huvitav alati, noh, mida ma siis arvutan ja vaatan, et palju siis meie operaatorid neid vigasid tegid, et siis see on alati selline huvitav statistika. Noh, seekord sai pandud üsna palju aega sellesse SSB-sse, et vaadata, et see sisse logimine oleks ka korrektne, et noh, kui sa istud arvuti taha Windestis, toksid oma suffixi ja lööd enteri, siis sa logid sisse ja sa on pärast teada, et kes milliseid sidesid tegi, aga noh, tihtipeale unustab operaator seda teha või unustab välja logida, kui ta läheb ja keegi ei istu ja siis ei ole täpne, aga noh, seekord ma kuulasin lindistuselt üle, et oleks õige, et noh, saaks nagu täpselt korrektse statistika, et huvi pärast oleks see asi õige, et noh, siin on näha palju, iga operaator tegi sidet, noh, siin UV7L tegi kõige rohkem sidet, noh, sõltub muidugi, kes palju jaamadaga istus seal runnis ja siis on näha erinevad vead, mis siis nende sidede käigus tekkisid, et noh, siin on kast siin natuke ees, et noh, siin on erinevad vead ja siis noh, arvutatud damage'id, palju siis nii-öelda punkte kaotasime nendest vigadest ja palju see protsent siis oli selle operaatori poolt nii-öelda toodetud punktidest, et noh, S5RY läbis seekord SSB testi puhaste paberitega, ei ole mitte ühtegi viga, 88 sidet muldis ta töötas ja kõik on ilusad ja korrektsed sided, et ei juhtunud ühtegi apsu, aga noh, siin kui noh, side arv on üsna väike, siis piisab, et mõni side läheb maha, siis see protsent, et palju sa nagu tühja töötasid, võib järsku hüpata päris suureks, et noh, RAN-operaatorite puhul nad teevad nii palju sidet, et seal see protsent nagu nii lihtsalt nii suureks ei lähe. Aga noh, kui vaadata neid vigasid korraks, siis noh, bad on jah, siis bad error, et see on nagu RAN-i operaatori poolt valesti vastu võetud kutsungid eeldatavasti, et noh, siin ukrainlastel on nagu see number kõrgem, et noh, neil seal rohkem oli selle rõhk võib-olla selle kvantiteedi kui kvaliteedi peal teinekord, siis search and bounce'is noh, tehtud vead ja siis kaotatud punktid nendest ja siis mis puudutab neid nille ehk siis jaamad, kes ei pannud meid logisse, siis noh, RAN-operaatoril tihtipeale ei ole väga palju, ei ole võimalik vältida seda, et keegi sind kutsub ja peab sind kellekski teiseks, et sa ei saa seda teada ja noh, see tihtipeale ei ole RAN-operaatori viga, kuigi ta saab seal
no mõnikord neid ära hoida, kui ta ikka saab aru, et me ei kutsu teda, ei ole päris süngitud see kutsumine või kutsub natukene kõrvalsagedusel, siis võiks kahtlustada, et äkki ta ei kutsu mind, et siis ei oleks mõtet seda asja kohe niimoodi logisse panna. Ja mis siis veel siin, nende siin selgelt UV7LL ei ole nagu üldse pööranud tähelepanu tsoonidele, ehk siis tema on 44 tsooni valesti vastu võetnud, kui teistel on siin nagu 2-3 tükki maksimaalselt, et loomulikult peab nagu kuulama, mis tsooni annavad Ameerika jaamad eriti. Ja seal ka UA9 või murd MM jaamad, kes ei pruugi olla selles tsoonis, mida arvutusele välja pakub. Et siin on ta ikkagi kaotanud nagu sellest tulenevalt päris kõvasti punkte. Aga jah, ja kaotasime 4 multi ainult SSP-s, sellepärast meil ka üsna vähe nagu kokkuvõttest tulemusest maha läks. Et selles mõttes on üsna okei, et eks ikka aeg-ajalt juhtub, aga muidu eriti Surge and Bounce'is, kui sa töötad või muldijaamas uue kordajaga, siis sa peaksid olema ikkagi praktiliselt kindel, et see side on korrektne ja ta sai su kutsungi õigesti kätte, ja sest muidu juhtub nii, et see mult läheb pärast maha, kaotame veel trahvi ka ja samas oleks võinud seda multi töötada, lihtne mult veel võib-olla nagu 100 korda võistluse jooksul, aga kuna keegi lõi selle ebakindla side alguses sisse, siis lõpuks jäigi mult saamata. Nii et meil reegel on see, et kui sa ei ole päris kindel, et see kordaja side on korrektne, siis pane ta logisse, aga pane sinna ette ES murd, siis on teada, et ühesõnaga ta on jätkuvalt töötamata, et kes näeb ja proovib uuesti töötada nii kaua, kui tuleb korrektne side, ja kui lõppude lõpuks ei tule, eks siis tuleb see side jätta, mis oli võib-olla seal ei olnud päris kindel, aga ehk on siiski õige. Nii, aga siit nende protsentide osas et ka siin näha on, et kui neid run-jaamas neid nille mitte arvestada, mis ei pruugi olla alati nagu operaatori vead, siis run-operaatorite puhul UV7LL on 9% oma nagu tööst nagu tühja lasknud. Olegil ka on 10%, et samas arvol on see protsent ainult 0,6, nii et siin see kvaliteedi vahe on ikkagi väga suur, et tuleb nagu natukene korrektsemalt töötada. Ja siis üks asi veel on, mis on siin õnnestunud multide ülevedamised teistele bändidele, mis on meil tihtipeale probleem, et on mõned operaatorid, kes ikkagi ei suuda seda jälgida, et kui sind kutsub jaam, kes võiks olla vajalik kordaja mõnel teisel bändil, siis su esimene mõte peaks olema, et kuhu ma ta nüüd saadan. Ja sa vaatad kohe seda akent, kus on näha, kas kõikidel bändidel on see kordaja töötatud. Et see, kes seda 100% korrektselt tegi, oli Kristers YL3JA, et temal õnnestus 6 multi teistele bändidel saata edukalt. Teised nagu näha siin run-operaatorid nii palju ei õnnestunud. Ja kui sellest tulenevalt see Kristersi kasutegur oli plussiga, et ta lisaks, et ta mitte ei kaotanud punkte vigadest, vaid ta võitis nendest kordajate ülevedamist isegi juurde, nii et selle valemi järgi ma sain talle siia -2%, selleks kaotatud skooriks, et ühesõnaga väga kõrge kasuteguriga operaator. Aga okei, vaatan edasi. Nüüd on siis sama asi telegraafi osas, siin on ka võrdlus, siin meil on nagu 3 aastat eelnevat oli võrdlusbaasiks 16, 17, 18, et seal juba 18 oli tulemus tegelikult üsna sarnane, sidearv ka üsna sarnane, et vahe on jälle nendes kõrgete bändide sides, 15-l seekord ikkagi oli levi parem, aga levi ei olnud nii hea kui SSP-s, nii et selle tõttu meil see tulemus ka nii palju nendest eelnevatest aastatest ei erinenud, ja siin on näha, et tsoone on seekord rohkem, aga maid on jällegi 30 euro vähem kui eelmine kord, et üldse maid ja ekspeditsioone on selle COVID-i ajal vähem väljas, ja kui vaadata neid töötatud tsoone, et siin
siin viimane aasta on kõige all, et noh, jänk 5. tsooni 1200 eelmine kord, nüüd 1400, et noh, siin väga suurt vahet ei ole. Jaapani osas oli 600 jaama, et noh, nüüd on 1000, et siin Japside osas on natuke edasiminek suurem, et siin on ka näha, et samamoodi hiinlasi on ka Telegraphis sama palju, umbes 200, vist oli täpselt sama palju, 196 oli SSB-s, et hiinlased on tublid, Telegraphi operaatorid samuti, aga noh, need näiteks mingi Delta Uniform või need on siin üldse pildid kadunud, seal nagu ei ole seda. Ja Yankee Bravosid ka 200 asemel, siin vist oli 200, nüüd on ainult 50 neid sidesid, nii et see Telegraphi oskust nendes mõnedes riikides seal ja noh, Tango Alpha ka ei ole siin ka näha, et seal on pigem see SSB operaatorite ja uute operaatorite tõus. Aga noh, siin on mõned veel, noh, Taid näiteks ikkagi on 40 sidet ja Victor Kilot oli ka kõvasti rohkem SSB-s, et aga okei. Ja siin see sama tempo teema, et siin Telegraphis me sellist head tulemust, uue rekordi püssitamist nii kõva ei saanud, et meil oli juba varasemalt 2018 oli 422, aga siiski me uue ES9C rekordi saime 424-ga, et siia tabelisse me läheme, aga noh, siin on näha Tango Kilo 0 Charlie, et noh, nad on ikkagi teinud sealt Korsikalt ligi 600 sidet tunnis ja noh, teinud sealt metsikud tulemusi, et nendele meil on ikkagi väga raske ligi saada. Et siin on näha siis nende jaamade kaupa, et muldijaam tegi 330 sidet, 2 muldioperaatorit kokku 2018, et noh, tuleb umbes sama siin, et natuke vähem, aga noh, samuti võiks olla 400 see number, mitte 330, et siin on samuti näha, miskil põhjusel on meil tunde, kus me nagu ühtegi sidet ei teinud. Seal oli küll arvuti probleeme, nii et noh, mis me nüüd oleme lahendanud. Kristjani abiga on arvutipark oluliselt paranenud, et võib-olla see, kuna seal muldijaamaks me kasutame Flexi seda sama 6600, mis võimaldab töötada nagu operaatoril 2 kliendil korraga ühe jaamaga, nagu kui sul oleks 2 erinevat sõltumatut positsiooni, sõltumatut transceiverit arvuti kaudu, et ainukene piirang on, et nad samal ajal ei saa saata, aga muidu sa kasutad ühte transceiverit 2 jaama puhul. Nii et see on väga, väga hea ja efektiivne lahendus iseenesest teoorias, aga jah, seal tõesti on tarkvara probleeme ja natukene igasuguseid selliseid väikeseid muresid, aga noh, siin jooksvalt lahendame. Ja oluline, et need in-band jaamad, need tegid siis 1600, et Telegraphis on lihtsam teha seda run-jaama kõrvalt, seda search and bounce tööd, kuna ühest küljest on sul palju rohkem spotte, rohkem jaamu valida ja teisest küljest on segamised väiksemad, et SSB segab alati rohkem seda in-band ja ühe bändi sisene töö, kui Telegraphis on see segamine väiksem. Aga kahjuks ei suutnud me isegi üle teha seda 2018. aasta tulemust, et siin oli üle 1800 sidet, 200 sidet vähem, nii et tegelikult siin nagu jäi puudu, aga noh, siin oli muid probleeme ka, et mul oli endal kahjuks pidin ära minema selle Telegraphi ajal ja ei olnud nagu nii palju jõudu operaatorite mõttes ka selle asjaga tegeleda, et noh, siin on in-bandi rate sheet, et noh, reaalselt peaks tegema üle 2000 side seal Telegraphis selle in-bandi positsioonide peale, ja üks probleem, mis oli ka, mis vähendas seda sidearvu ja tekitas probleeme, oli see, et ma lasin süsteemi, et RBN-i või skimmeri spotid ilma igasuguse filtrita, kaasa arvatud bad spotid, kus skimmeri või algoritm ise oli juba tuvastanud, et tegemist on vale spotiga, siis ma ei pannud seda filtrit peale, et ja noh, nüüd juhtus see, et operaatorid käisid kogu aeg neid valesid spotte kontrollimas ja raiskasid sellega palju aega, ja kokkuvõttes töötasime ka terve hunniku ligi 25 valet spotti ja panime logisse, nii et see oli viga. Ja noh, siin on näha 2 erineva in-band jaama kaupa, et kui üks in-band jaam tegi 909, teine 730, siis samas nende kokku töötatud skoor ei olegi nii palju üldse erinev, et noh, siin kuna see
see jaam, kes tegi vähem in-band sidet, samas tegi kallimat sidet, nii et selle tõttu on selle in-bandi jaama puhul oli oluline mitte lihtsalt teha suvalist sidet, vaid eelkõige esialgu proovid korjata kordajaid run-bandil ja siis, kui need kordajaid ei ole, et siis proovid teha 3 punkti sidet, et oleks sellest tööst rohkem kasu. No siin on üks slaid lihtsalt kokkuvõte nendest asjadest, mis selle multituu või sellise võistkondliku töö juures oluline on, et ei ole nii, et sa istud üksinda isoleerituna oma jaama taga ja ei pane tähele, mis mujal toimub, et sa pead tegema koostööd ja vaatama, et kogu jaama, kogu selle tiimi tulemus paraneks igast asjast, igast tegevusest, mitte ainult, et optimeerida iseenda tempot või tulemust. Et üks asi, mida me arutasime pärast veel ja eelnevalt oli see, et kas CQ sõnum võiks olla standardina test ja 1 kord kutsung või test ja 2 kord kutsungit, et kui sa teed single op'i, siis võib olla rahulikult 2 korda kutsungit, et sul on suurem tõenäosus, et või inimesed seal pood krutivad, et nad ei keera sust mööda ja skimmerid korjavad sind üles ja oled rohkem eetris, aga selle multituu juures, kus sul on 2 run-jaama ja 2 in-band jaama ja 2 multijaama ja kes kõik tahavad töötada, on see 1 korra kutsungi laskmine oluliselt efektiivsem, et ta võimaldab teistel jaamadel oma saatmist ajastada, sul on rohkem pause, et saab sünkroniseerida ja teine näiteks run-jaam, kes ootab, et sa lõpetaksid, et ta ei pea, ta saab oma jaamale kiiremini vastata, et see on igatpidi parem ja segamisi ka tekitad vähem in-bandi, et siin oli vaatan, kas mul tuleb selle kohta vist, selle kohta tuleb mul eraldi pärast slaid, et meil oli vaidlused või arutelu, et kas äkki, kui sa ainult 1 korra saadad kutsungit CQ sõnumis, siis tekitab see olukorra, kus need skimmerid võtavad sind rohkem valesti vastu, tuleb valesid spotte sinu kohta rohkem ja võib-olla selle tulemusena sa saad rohkem tupesid ja inimesi, kes sind kutsuvad, aga tegelikult see nii ei ole, selgus. Teine asi oli see, et run-operaator ei peaks saatma oma kutsungit, kui tal on pile-up taga, et reeglid küll ütlevad, et sa pead üle iga natukese aja tagant seda oma kutsungit laskma, aga mitte nii, et sa lased iga kord või iga teine kord TUES9C, kui sul mitu jaama kutsub. Et see on ka destruktiivne mitmes mõttes, ta vähendab su enda tempot, aga samuti sa blokeerid ära saate aja ja võtad seda ära teistelt jaamadelt, kes samal ajal võiksid veel sidet teha, nii et see kahekordselt vähendad seda kogu jaama tempot. Ja mis on oluline seal, nagu nägite, 2 run-operaatorit istusid omavahel kõrvuti, et neil on seal valida tihtipeale, kõrgetel bändidel 3 või 4 antenni suuna vahel, mida nad peaksid siis valima ja monitoorima ja kuulama, aga madalatel on seal lisaks veel 7 beverage'i, nii et tüüpiliselt see B-operaator madalatel krutib neid beverage'e, klõpsutab ja üritab kõiki suundasid silmas pidada ja siis run-operaator valib nende saate antennide vahel Foursquare'iga näiteks vahetab suundi, et nad peavad seda tegema ka efektiivselt ja koordineeritult, mitte nii, et mõlemad kuulavad ühte sama suunda ja siis teiste suundade pealt tulevaid kutsuvaid jaamu ei kuulegi keegi, mis tihtipeale juhtub, et eriti kui on nõrgad signaalid, siis see paratamatult ei ole võimalik, et sa kuuled seda eurooplast, kui sul on Foursquare japsi ja teine operaator ka istub japsi beverage'i otsas, et siis see õnnetu sakslane kutsubki sind 10 korda ja läheb minema. Et sama asi on saate koordineerimine run-operaatorite vahel, et samamoodi, et kui sul ühel on juba kutsung olemas, kutsung real, mille ta vastu võttis, siis see operaator, kes parasjagu sidet lõpetab, ei saada TUES9C, vaid ta näeb, et teisel on side olemas, siis on olemas nupp Telegraphis näiteks tail ending uks, mis saadab sulle hoopis sellele eelmise side lõpetuseks seal näiteks R ja võtab kohe järgmise side otsa, et saadab kohe uuele jaamale raporti. Ja samuti need 2 operaatorit omavahel kõrvuti peaksid üksteist kontrollima, et meil on mõned operaatorid, kes teevad alati rohkem pahna, et siis inimene istub seal kõrval, võiks hoida kõrvu lahti ja vaadata, et need kutsungid ikkagi said õigesti vastu võetud ja loogisse pandud. Et see vähendab seda, suurendab skoori ja vähendab seda veaprotsenti. Ja blokeeringust, ma ei hakka väga pikalt rääkima, aga blokeeringuskeem multituus on üsna keeruline.
et multijaamal on õigus alati saata, teda ei blokeeri mitte keegi. Ja nüüd, kui on niisugune olukord, et 2 run-jaama parasjagu saadavad, siis kui mult läheb sellel hetkel saatele, siis ta blokeerib, võtab lihtsalt esimese run-jaama eetrist maha julmalt, sest et üle 2 signaali ei tohi eetris olla. Ja see tähendab, et mult peab väga hoolega vaatama, et ta ei läheks saatele sellel hetkel, kui 2 run'i saadavad. Ja samamoodi olukord, kus näiteks mult ja run saadavad koos, kui nüüd 3. run hakkab tööle, et siis see võtaks samuti maha esimese run'i või kui teine run hakkab tööle, siis nüüd sai tehtud ümber see blokeering Telegraphiks nii, et kui juba 2 signaali on eetris, näiteks mult saadab ja esimene run saadab, siis teine run ei saa minna füüsiliselt eetris, et sellel hetkel tal lihtsalt PTT ei rakendu. Nii et run'id sellisel juhul ei saa üksteisele sisse sõita, nad peavad ootama, kuni avaneb aken ja vähemalt üks signaal nagu on vaba. Aga inbändid omakorda jälle siis peavad kuulama, mida teeb run-jaam nende bändil ja sest nemad blokeerivad ainult oma bändi run'i ja siis selle tõttu neil on olemas võimalus, et nad saavad kuulata ühes kõrvas run-jaama audiot, neil on olemas topeltekraan, mis näitab täpselt, mis toimub run-jaama ekraanil. Neil on olemas ka nagu märgutulukesed ja indikaatorid, nii et kõik võimalused, et sünkroniseerida oma tegevust täpselt. Ja siis on veel inbändil olemas punane tuumapedaal või väike salapedaal, millega ta saab run-jaama lihtsalt eetrist maha võtta, mitte selleks, et ise saata, aga selleks, et ise kuulata, kui ta näiteks üritab saada kätte mõnda jaama, mis on lähedal run-jaama sagedusele või halva suuna peal, et siis selleks, et kuulda, kas talle vastatakse, ta saab täpselt õigel hetkel vajutada korraks seda pedaali, ehk siis run-jaam saade on katkestatud näiteks paariks sekundiks, eriti see on oluline näiteks WPX-is, kus sa pead numbri kätte saama, et selle asemel, et kuulata ja proovides küsida seda numbrit 10 korda üle, et sa lihtsalt selleks paariks sekundiks, kui number tuleb, paned run-jaama ootele ja see aitab ka oluliselt kiirendada tempot, aga sellist pedaali ei tohi kasutada liiga palju. Mõjub halvasti nii tulemusele kui füüsilisele tervisele sellel inbändi operaatoril. Nii, siis run-jaama sellest audio kuulamisest rääkisime, siis on oluline, mida ka ei mõtle mõned operaatorid alati, aga et sa pead valima run sagedust niimoodi, et sa ei hakka teisele run'ile harmoonilist pähe saatma, et sa ei ole mitte nagu 7.0.20, kui teine on 14.0.40, vaid pigem peaks olukord olema vastupidi, et nad üksteist ei segaks ja samuti peaks valima run-operaator endale võimalusele ümmarguse sageduse, millele siis teistelt bändidelt oleks lihtsam jaamu saata. Et eriti Telegraphis seda komaga sagedust ei ole reaalne saata normaalselt. Ja QSY-de tegemise jaoks just ja skedid samuti, et sa peaks mõtlema sellele, et kui QSY-d ei õnnestu teha madalale bändile päeva aeg, siis peaks kokku proovima leppida skedi operaatoriga, kellega sa tead, et seda võib usaldada, et näiteks võtta seal mingi EY8MM või sul ZS4DX või korralikud operaatorid, kes teavad, mis nad teevad, et nad tõesti sulle pärast ka seal välja ilmuvad, kui sa nendega skedi kokku lepid. Nii, see viimane punkt oli mul, et eriti multijaam on see, kes vaatab kõiki neid ülejäänud 4 bändi, et ta peaks nagu mõtlema ka selle peale, et kas äkki run-jaamaga peaks kolima ümber, et peaks mõtlema selle peale ja aitama seda QSY-d siis ka läbi viia, et näiteks hakkab seal sagedust otsima ja leiab sageduse ja võib-olla laseb esimese CQ, keegi kutsub, siis run-jaam kolib ümber ja ta saab seal juba mõned seeded ära teha. Et jälgima seal ikkagi bändi, et maha ei maga mingisuguseid öiseid levisid näiteks kuskil kõrgetel bändidel, et ei ole nii, et läheb, vaatab, oi kui tore ja äkki tulevad nii tugevalt ja kuulab ja imestab, aga selle asemel, et run-jaam siis nüüd ruttu sinna saata, et 40 või 80, kus erilist tempot enam ei ole. Aga Telegraphis sama asi, et operaatorid, need vead, et meil on siin üks probleem YL3 Delta Whiskiga, kes muidu on tore mees, aga vigasid teeb päris palju, et siin on lausa 30 valesti vastu võetud kutsungid, kui teistel operaatoritel jääb see alla 10 siin, et run-operaatoritel.
ja ES2RR tegi tegelikult kõige rohkem sidet, 2500 sidet, võttis 7 kutsungit valesti vastu, aga Oleg tegi 1500, võttis 30, ja neid vigasid alati tuleb, aga keegi ei saa vältida, et sa seal selles mõttes, et sa ei saa olla kindel RAN-operaatorina, et sa nüüd 100% võtsid selle kutsungi õigesti vastu. Et sa võiksid olla 90% kindel, et ja kui sa võtad vastu kutsungi, sa näed, et see kutsung on masterdatis olemas, sa ütled, saadad talle selle kutsungi tagasi ja ta ei paranda, siis ei ole midagi teha, et sa ei saa hakata küsima igaühe käest üle, et kuule, et kinnita ikka veel kord üle, et kas see kutsung on ikka veel sul see. Aga Olegi puhul on tihti see, et esiteks ta paneb siis neid sidesid, kus ta ei ole üldse kindel, ta isegi mõned jaamad üritavad parandada, aga siis ta ignoreerib seda ja siis ei vaata ka neid aknaid, kus on näha, et tegelikult ühe võrra teistsugused kutsungid või N+1 aknas on näha need kutsungid, kus on üks täht teistmoodi, et mis peaks kohe tekitama alarmi, et kuule, et sellist kutsungit ei ole, aga vaatame, et selline kutsung, kus on üks punkt rohkem on. Et kui neid asju jälgi, siis paratamatult see tulemus on selline, et sul see protsent läheb väga kõrgeks. Aga samas meie need külalised, seekord olid meil siis 2 OZ-i siin, OZ1AA ja OZ7AM ja OK1JT Tšehhist ja siis tore külaline SM0 OEK Jaan, kes ei ole ammu Eestis käinud ja nemad tegid väga puhtalt oma randtööd, et võib-olla seal mitte kõige kiiremini alati või ei ole harjunud teeb kõik selle multituutööga, aga vähemalt puhtalt ja siis tänu selle minu jamale, et ma lasin need bad spotid sinna, siis see õnnestus meil ka 24 vale spotti logida ja mis on võib-olla isegi rekord meil, et nii palju valesti vastu võetud search and bounce kutsungeid, et siin 25 oli üldse vigasid ja nendest 24 baseerus siis sellel valel skimmeri spotil, et seal tuleb muidugi, loomulikult, kui sa töötad, siis sa pead tähelepanu pöörama sellele kutsungi kontrollimisele, aga mõnikord võistluse hoos see asi läheb sisse see viga, ja siin on näha, et kuigi RAN-operaator tüüpiliselt ei saa väga palju teha, et vältida nille, aga siiski näha, Olegil on 13 ja Toivol on 12, et kuigi tal on sidesid 1000 võrra vähem, nii et on selgelt kindlasti, ma arvan, mingid pooled nendest 13 oleks olnud välitavad, kui oleks pööranud tähelepanu sellele, et see jaam vist ikka ei kutsunud meid või kutsus sünkroonist väljas, et äkki kedagi teist, ja mis meil sinna sama asi on, et neid vastuvõetud tsoone on kõige rohkem ja samuti unique on Olegil kõige rohkem, millest enamus on ka kindlasti vead. Aga ja kokkuvõttes protsendi mõttes siis RAN-operaatoritest siin 10% näiteks läheb Olegil maha, Toivol läheb 3% maha, et see arvo on 3,7, kuna ta kaotas siin ühe korda ja samuti ei olnud väga palju teha operaatorina, RAN-operaatorina, kui jaam siin kutsub ja logisse ei pane, siis mis teha, et siin aga sellist statistikat me ikka teeme, et üritada paremaks saada, et selle eesmärgiga, et võib-olla siis ka jagada operaatorite paremini ja tööd paremini ja juhtida tähelepanu nendele asjadele, millele oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata. Siin näiteks need valed RBN spotid, et tihtipeale nende RBN spotidega saad aru, et kutsung on vale, sest see on jama lihtsalt, aga kui sa vaatad neid, siis tegelikult kõik need näevad välja pealt näha normaalsed kutsungid, et esmapilgul ei pane tähele, et see võib olla vale spot. Et selle tõttu need ka siin loogisse meil löödud on, et siin on näha, mis see õige kutsung on ja mis siis tegelikult, ta vist tegelikult on vastupidi peaks olema, siuke tunne siin praegu. Jah, see on vale kutsung on tegelikult siin ja siis see on see õige kutsung on siin viimases voorus, et veerus. Aga mis puudutab seda RBN-i ja seda filtrit, et on olemas jah, tabeli 9 PA näiteks RBN selle skimmeri node'is, et sa saad filtri peale panna, kui sa paned sinna filtriks skim valid, et siis kuna seal on olemas need nii-öelda quality tag'id, ta ise paneb sinna külge CT1POH selle asja leiutas, ta ise klassifitseerib need spotid ära, ütleb, millised on valid, et mis valid on sellisel juhul, kui seal paar skimmerit selle sagedusel on seda kutsungit juba vastu võtnud
siis bad on see, kus on selge, et on vale, et kuna teised skimmerid on võtnud kõik samal sagedusel mingid muud kutsungid sarnast. Ja siis on veel 2 varianti, on kuu ja küsimärk, et üks on siis nagu esimene spot sellel sagedusel ja küsimärk on ka, kus ei ole vähemalt 2 või 3 skimmerit juba sellist kutsungit vastu võtnud. Ja neid kuu ja küsimärk spotte välja võtta ei ole hea, sest tihtipeale on olukord, kus mõnda väga väärtuslikku kordajat skimmerid ei spotigi piisavalt palju. Näiteks mingid Aafrika multid tihtipeale juhtub nii, et oligi ainult üks skimmeri spot võib-olla seal 80, seal ma vaatasin just näiteid ja mitu korda on nii, et mingid SU-d või 9X, et kui oleks nagu kasutanud ainult neid V-tag'iga RBN spotte, ehk siis tõestatud õigeid spotte, siis ei olekski kunagi seda spotte näinud ega kuulnud. Selle tõttu ei saa nagu seda filtrit panna, aga nüüd on olemas selline filter ka logiprogrammis, et Windestis näiteks minu soovi järgi nad tegid selle ära, et sa saad lihtsalt ise filtreerida seal logiprogrammis need B-spotid välja ja siis on olukord juba väga hea, siis sa tead, et enamus muid asju on nagu usaldusväärsed, aga see B jätmine bandmap'i oli küll jah, igati vale asi, et see põhjustas selle hunniku neid õnnetusi siin. Nii, hakkab see asi mul lõppema ka siin, aga ma vaatasin ka seda, et milliseid kordajaid me siis kaotasime, et Telegraphis me kaotasime tegelikult 13 kordajat, mis tuleb 13, kui arvutada, et mõned olid nagu topeltkordajad. Ja siin tegelikult, kui nüüd kuulata salvestust ja vaadata, siis ainult need punased olid, kus oli selgelt meie viga, et kus me näiteks me kutsusime ja tegelikult oli selgelt kuulda, et see jaam ei vastanud meile või vastas kellelegi teisele või ei olnud mingit alust arvata, et üldse side toimus. Aga mõnel juhul see sama arvo kaotatud kordaja, näiteks Charlie Whiskey 5 Whiskey kutsus 80, kõik oli väga ilus, aga miskipärast meid logis ei ole. Midagi meil teha sellisel juhul ei ole. Et samamoodi siin see Zulu Alpha 40, mis Andy töötas, ei olnud mingit alust arvata, et side ei olnud korrektne. Aga mingitel muudel juhtudel siin oli jah, väga selgelt tegelikult oli, et ta ei olnud üldse süngis või vähemalt oleks me pidanud selle side sisse panema ES murruga, et siis me oleks pärast võinud seda uuesti töötada. Et see on see loogika. Nii. Ja siis see sama, mida ma enne ütlesin, huvitav statistika, mida mind ajendas tegema see Olegi arvamus, et ta arvas, et peaks ikka igal juhul laskma nagu 2 korda kutsungit iga CQ puhul, kuna muidu hakkavad meid kõik skimmerid valesti vastu võtma ja siis meil tuleb jõle palju tupesid ja tegelikult ma vaatasin siis näiteks pühapäevast päeva, kus meid oli valesti logitud kõige rohkem EI9C-na, mis on konkurentsitult kõige rohkem, on see viga, mida meie puhul tehakse, et see EI9C regulaarselt võidab Iirimaal multituu-klassi või multisinglitist, teeb alati mingi 200, 300, 400 sidet, olimata sellest, et sellist jaama ei ole olemas. Aga et sellist vale spotti oli skimmerite poolt ainult 11 korda. Kõige rohkem skimmerid tegid vigasid meie kutsungiga ES9CE. See E on tüüpiline skimmeri viga, kus ta paneb selle ühe punkti lõppu näiteks antud juhul. Või siis S9CE, ka selgelt sihukest kutsungit tegelikult eksisteeri, 2 venda küll suutis ikkagi sellise asja logisse panna või siis S9C, aga normaalne operaator saab aru, et sellist asja ei ole tegelikult olemas, et see on viga, aga nagu näha, et need skimmeri spotid tegelikult põhjustasid meie puhul, tähendab üldse selliste kutsungitega on meid logitud väga vähe, aga nüüd on küsimus, et palju nendest valesti logitud olukordadest siis tegelikult on põhjustatud nendest valedest RBN spottidest. Et kuna meil oli pühapäeval selline seis, et RUN 2 kasutas 2 korda kutsungit ja RUN 1 korda, siis on väga lihtsalt võimalik seda statistikat teha. Teine nüanss on see, et näiteks II9C, selle eest me punkte ei saa, sest siin on nagu 2 tähte valesti, ei ole ES ja asemel on II, aga EI9C side eest meie saame punkti juhul, kui see operaator töötas meid ainult 1 kord ja pani logis see EI9C, siis meie jaoks ei ole vahet, sest et see on one-off ja meile tuleb selle eest punkt, nagu oleks tavaline side, tema kaotab side ja trahvi. Aga nüüd huvitav nüanss on see, et kui ma vaatan neid umbes 160 valet RBN spotti pühapäeval, siis nendest RUN 2 sagedusel
on 110 ja run 1 sagedusel 55 ehk poole vähem. Ja run 1 oli see tegelikult, kes kasutas 1 kord kutsungit ja run 2 korda. Nii et järeldus on see, et absoluutselt ei ole sellist efekti, et 2 korda kutsungit kuidagi suurendab tõenäosust, et skimmerid ei tee vigasid, et on vastupidi. See, kus oli 2 korda kutsungit, seal oli tegelikult RBN-i vigasid 2 korda rohkem, nii et kogu see teooria nagu ei vasta tõele, et see mingi risk on see 1 korra kutsungi laskmine albade RBN spottide osas. Tegelikult ja kokkuvõttes kogu see teema on väga ebaoluline, sest et nende 10 minuti jooksul pärast neid halbu RBN spotte logiti meid valesti ainult 13 korda. Et see on 8 korda ühel, 5 korda teisele run jaamal. See on olematu number. Kümmekond sidet ja mõned nendest, siin on all see tabel siis ka, et tegelikult veel nendest 13-2 olid olukorrad, kus sama jaam meid ES9C-na ei töötanudki. Nii et see, et ta logis EA9C või ES9K, me saime mõlema eest punktid. Nii et ja need tupesid siis tegelikult tuli ainult 10 tükki päevas. 10 tupet, see on olematu, et see ei ole mingi argument selleks, et nagu kutsungit lasta 1 või 2 korda. Et selline huvitav statistika sai tehtud. Nii, aga see on nüüd kõik. Ma panin nüüd kiiresti tulistasin selle asja läbi, ma ei tea, ületasin oma aega ka võib-olla juba ilmselt. No nii, et sinu poolt siis kõik Tõnno või tahad veel midagi öelda? Jaa, ei, ma praegu rohkem ei taha midagi öelda, ma võin ka piiluda siin kohe, mis sinna selle, kas on mingid, näed, küsimust ei ole, mingi undefined kiidab, aga rohkem ei ole ühtegi küsimust, mis tekkinud. Jah, ega siis ei olegi, et Arvo MC pidi lahkuma, mitte küll jäädavalt, loodetavasti täna meie hulgast. Loodame nii, jah. Et näeme teda varsti jälle, aga tänaks omalt poolt ka siis kõik esinejad, ES2 Heiki Ville, ES1 Kuubau, ES5 Papa Charlie ja Tõnno 5TV ja 2 MC, kes aitas seda läbi viia ja tehniline taust 4 Rao ja 2 Ville Lauri. Aga nüüd on ES5 Tango Foxil käsi püsti. Aha, no nii. Tuleb küsimus. Ma pean teda lubama siit. Ei olnud küsimus, see oli aplaus. Okei. No ja seegi. Kummardame. Aga ega ei olegi midagi. Tore oli, et saime selle webinari läbi viia ja väga loodaks, et järgmine kord oleme kuskil ikkagi nagu füüsiliselt koos ja saame kuskil auditooriumis midagi põnevamat teha. Ja ilmselt kindlasti veebiülekande sellest hübriidülekandest me tulevikus ei pääse, et igal juhul me veebiülekandeid vähemalt talvisest kokkutulekust või webinarist proovime teha, nii et ega ei olegi muud. Mõnusad päeva jätku ja VPX RTT Vive'ist jookseb, nii et kes saab seda nukkida ja mõnusat nädalavahetust. Ja, no suurepärane. MC oleks kindlasti parema lõppsõna teinud, aga see ei ole ka kõige hullem, nii et kõigile nägemist ja järgmise korrani. Saame seda pärast juurde monteerida. Okay. Jah.